Ja tere, head inimesed Järvakandist. Täna ma tulen teie ette ühe vinge ideega, vähemalt minu peas on see väga vinge idee, nii et kuulame nüüd kõik tähelepanelikult. Mul tuli idee, et teeme Järvakandi TV YouTube platvormil. See tähendab seda, et ma kutsun nüüd kõiki ülesse. Tore oleks, kui osaleksid õpetajad või huviringide juhid ka, et see TV oleks meil absoluutselt kõigi jaoks. Lapsed, noorukid, emad, isad, onud, tädid, vanaemad, vanaisad ja siis me hakkame koos tegema. Niimoodi, et ideaalis oleks sedasi, et siis ütleme iga nädal vähemalt ühe video saame üles panna, ühe saate, aga me saaksime teha kõiksugu erinevaid, et on kokanurk ja ütleme valla uudised. Nii et ega see ei tähenda, et ainult ütleme Järvakandist, aga kogu meie vallast. See tähendab Kehtnast või siit ükskõik kust kohast, Ahekõnnust või vahet ei ole. Ükskõik kust, kes on huvitatud, siis ma panen see telefoninumbri. Saatke mul, helistada võite julgelt, aga lihtsalt kui ma ei vasta, siis saatke lihtsalt sõnum, et Järvakandi TV, siis ma tean, siis ma helistan tagasi. Ja siis, kui meid saab mingisugune hulk inimesi, kes on huvitatud, et siis saaksime ükskord kokku, räägiksime ilusasti kõik asjad läbi, kes teeb, mida teeb, kuidas teeb ja siis üksteist toetame, õpetame ja kuidas saab, sest kõik võimalikud klipid, asjad saame kokku korjata, siis me saame lõikuda, monteerida neid ja igaüks õpetab igaühte niimoodi, et mina olen omal käel teinud nüüd juba vist rohkem kui 5 aastat, aga see on lihtsalt, mul on hobi selline, aga ma mõtlesin, et see hobiga tooks inimestele kasu, siis oleks väga vahva, kui me teeme seda kõik koos. Praegu hetkel ma olen Järvakandi klaasimuuseumis siin on väga ilus, tore hoone ja värk ja võtaksime ette ja teeme selle koos ära nii, et kindlasti võtke muga ühendust, kellel on huvi ja seda videot kindlasti jagage ka oma sõpradele, tuttavatele ja siis saame kokku ja saame sellest rääkida. Mis me teeme, kuidas me teeme, aga ütleme, tööpõld on lai, sest meil ju on siin kõikvõimalikke spordivõistlusi ja muidu noorte koolis on igasuguseid üritusi kindlasti. Me saaksime kõiki asju, hakkaksime niimoodi kajastama. Et selleks ei pea olema mingi päris vinge televisioonistuudio ja värk. Meil on siin kohti küll ja veel, kus saab kokku saada ja neid asju teha ja ütleme niimoodi, et igaüks, kes teeb mingi video ära, siis kui ta saab ise niimoodi, et monteeritud, lõigatud värki, siis on hästi, kui ei saa, siis ühisel jõul, kui me kuidagi saame, et kuidas teeme. Eks ma saan õpetada, mismoodi mina teen, aga igaüks saab eri moodi teha ja kõigil meil on telefonid taskus olemas niimoodi, et saame ju telefonidega filmida. Ainuke asi, mis ma ütlen, kui telefoniga filmita, siis hoidke telefon alati mitte püstipidi, vaid ristipidi. Siis on seda televiisorist parem vaadata, sest tänapäeval kõigil on telefonid, arvutid, tahvelarvutid ja televiisorid ka. Televiisorist saab ju ka vaadata YouTube'et ja ongi parem vaadata. Nii et teeme ära, võtke muga ühendust, ütleme niimoodi, et ma ei pane mingit tähtaega. Tähtis on see, et te seda videot jagate. Telefoninumber on olemas, siia saate helistada. Ja kui ma vastu ei võta, ma üldiselt võtan alati vastu, aga teinekord mine tea, ette arvamad asjaolud võivad olla, ei saa vastu võtta. Näiteks siis ma tean, mis teemal tagasi helistada, muidu ma vaatan, et on võõras number, on helistanud, ma ei tea, et äkki tahetakse midagi müüa, pakkuda või värki sedasi ja siis ma ei pruugi tagasi helistada. Aga kui saadate sõnumi, siis ma helistan kindlasti tagasi. Ja paljudel võib muidugi tekkida ka küsimus, et miks ma seda teen. Ma olen mega ideede generaator, aga asja point ongi see, et meil kogukonna huvides, et esiteks, et oleks kõigil tegevust. Meil on kindlasti palju inimesi, kes tegelikult tahaksid ka millegist rääkida, näiteks oma tööst. Videosi võib teha see, kes mis tööd teeb. Noortel see oleks hea väljakutse, mine tea, kellegi saab võib-olla kunagi ajakirjanik, kellegi saab võib-olla kunagi saabki filmi tegija
või mida, aga see oleks nagu hea selline hüppelaud ja teiseks oleks väga vinge ju, kui meil ütleme siin Järvakandis ise teeme, ise saame vaadata ja saame teada ka, see oleks just nagu infoallikas. Ütleme, koolinoored, nemad on koolis, saavad oma üritustes teha igast asju, meil on spordivõistlusi, muuseas mulle siin keegi kirjutas ka kommentaaridesse, kui see viimane maraton seal Tupikus oli, Tupiku ma ütlen spordikeskus, okei, aga seal jooksuraja peal, siis keegi mulle kirjutas, et Järvakandi võiks võtta endale sellise nime, et ta on jooksupealinn. Jah, me oleme küll alev, aga miks mitte, hakkame ennast nimetama linnaks, me oleme city ja nii lihtne see ongi. Niimoodi, et igal 10 juhul kindlasti on lapsed tahavad teha näiteks võib-olla köögis oma toiduvideosid, kuidas nad midagi valmistavad või kuidas nad pannkooke teevad, samas nad saavad ju filmida seda näiteks, kus vanaema, vanaisa teevad, milliseid toimetusi teeb vanaisa, milliseid vanaema, no igasuguseid selliseid asju ja ma arvan, et see oleks nagu väga vinge ja mis on nüüd kõige tähtsam on see, ma nagu teisse kõigisse usun, et me saame selle sihukese projekti käima, et täna seal Klaasimuuseumis, kes istub seal tädi, tema arvas, et see on väga hea idee, kui ma seal filmisin ja ma tegin nüüd kohe, tegin ära ka, tegin niimoodi, et kui ma ütlesin, et mulle saab helistada, kirjutada, nagu telefoninumber juba oli, aga on ka, tegin meiliaadressi ja meiliaadress on järvakandi.tv@gmail.com, panin ette siia alla ka, et siia võib ka nüüd kirjutada, kes on huvitatud sellest või seda ideed täiendada, võib-olla ise osaleda ei taha, aga annaks mingid head ideed juurde ja YouTube'is tegin juba kanali ära, niimoodi ühesõnaga tagasiteed enam ei ole. YouTube'ist on asi leitav @järvakandi.tv ja see video saab seal olema nüüd esimene. Ja teie olge kõik nüüd hästi tublid. Jagage seda, rääkige oma sõpradele, tuttavatele, emadele, isadele, onudele, tädidele, vanaemadele, vanaisadele, klassikaaslastele, kõigile. Sest ma arvan, et see on tegelikult niivõrd vinge, et meil on siin Järvakandis on need jooksud ja asjad käivad, aga mõtle, kui äge me saame neid asju kajastada, kui meid on hästi palju. See tähendab seda, et näiteks jooksuvõistluse ajal kõik meid saab olema palju, kes on erinevates punktides, filmivad ja kui need kõik klipid me saame kokku panna, siis me saame näiteks tervest rajadistantsist saame ühtse pildi ja see, kõik sellised asjad, ütleme, siis me hakkame tegema niimoodi kindlasti, et me võtame, et keegi on nagu sihukene tähtis tegelane, kes teeb intervjuusid, näiteks läheme valda ja ma arvan, et ega vallas ei ole ka seal valla meie asjapulkadel, nii vallavanemal kui kellelgi, ega ma arvan, et tal ei ole midagi selle vastu, kui tullakse ja küsitakse intervjuud ja viimastest uudistest ja räägitakse ja mina panen selles mõttes üle alla, et okei, et siis tuleb Kehtnasse sõita, aga autoga lähme sõidame ja mina olen kaameramees ja keegi teine saab küsida või vastupidi või vahet ei ole, aga niimoodi me saame meil oma city's Järvakandi, me saame hoida inimesi kursis. Sellest olgem ausad, et okei, vallal on koduleht ja asjad ja kõik, aga ütleme, sealt on väga keeruline otsida, aga meil on ainuke asi, et me peame õpetama vanaemad, vanaisad ka vaatama, et kuidas telekast vaadata saab ja ma usun, et nad kindlasti vaatavad, kui me neid videosid saame niimoodi ja ma ütlen, esimene eesmärk oleks see, et me saaksime nädalas vähemalt ühe video panna ülesse, aga veel vingem oleks see, kui siin 2-3 videot saame nädalas panna üles, see oleks veel vingem. Niimoodi, et nüüd kohe, kui see video on üleval, siis ongi niimoodi, et jagate ja kohe külastage seda
Järvakandi TV lehte, veel ütlen, @Järvakandi TV, nii leiab seda Youtube'ist ja siis sinna saate ka kommentaaridesse kohe kirjutada, kirjutagegi sinna kohe kommentaaridesse, et kuidas on, tellige kohe kanal, sellepärast et siis see läheb nagu laias ja see ei ole mitte ainult Järvakandi teema, nagu ma enne ütlesin, aga see oleks meil terve valla teema, et see oleks nagu meil vallatelevisioon, ütleme niimoodi, aga mille peakontor asub Järvakandis ja niimoodi saame Järvakandi rohkem pildile võtta, sest ega siis ju ainult inimesed ei vaata siin Järvakandis, eks vaadatakse mujal ka, võib-olla mõned kohalikud omavalitsused teevad ka endale sihukese asja. Meie ei ole kohalik omavalitsus, meie on rahvaalgatus ja teeme niimoodi, keegi küsib, kes on kasusaaja, kasusaaja on kõik valla inimesed. Raha maksma ei pea, kõik saame hakkama, sest telefonid on kõigil taskus. Eks ma pärast, kui me kokku saame, siis saame rääkida, kellel on mihukest varustust, kellel mida ei ole. Ma võib-olla siis näiteks mikrofonid, mis saab telefonile külge panna ja endale rinda panna. Neid mikrofone ma siis ise tellin, et kellegi käest raha ei taha. Et siis ma võib-olla ütleme niimoodi, et kas ma jagan laiali neid, aga ütleme niimoodi, et siis meil jääb nagu ühiskasutusse, et me saame niimoodi nagu jagada neid, et mul endal mõned praegu on, aga et oleks neid komplekte nagu rohkem, et siis kui tahetakse teha, et siis me teame täpselt kogu aeg, kelle käes on ja see küsib ja võtab ja teeb ja niimoodi on äge. Niimoodi, et ausõna, võtame selle asja ette ja teeme ära, jagage seda videot, rääkige sõpradele, vot siukene idee on, siuke point on, nii et võtame, teeme ära. Esiteks, siis me oleme jumala kuulsaks saame, 10 korda kuulsamaks saame kohe. Et meil on Järvakandis, niikuinii on Järvakandi kuulus koht, kõik klaasitehas ja asjad, aga et siis me saame veel kuulsamaks, sest me tegime nagu kodanikud enda hüvanguks tegime siukese asja, kus kõik saavad osa võtta. Jah, kahjuks palka ei saa kellelegi maksta. Mina ei tahagi palka kellelegi maksta, aga lihtsalt asja point on see ka, et lihtsalt saab teha, saab ennast välja elada, näidata enda sellist külge, et ma hoolin oma kogukonnast. Ja veel kord ütlen, hästi tore oleks, kui siin kooli poolt kindlasti võtaks ühendust mõni, kes on huviringidega tegeleb või muidu lihtsalt keegi õpetaja, et siis oleks nagu asi ilus tore, et kui noortega tegeleda, siis peab olema keegi, kes on pedagoogilise haridusega ka niimoodi, et aga okei, vaadake, mul siin video täna ma tegin seda siin drooni ka korda üles, näete, kui ilus ja vahva meil on. Niimoodi, et asume tööle. Ütleme niimoodi, Järvakandi TV inimesed. Niimoodi, et teeme ära, nagu öeldakse.